Eesti Panga andmetel on igal eestimaalasel keskmiselt 2 arvelduskontot ja seda tihti erinevates pankades. Selle aasta algusest kehtib Euroopas siis uus õigusraamistik ehk siis uus makseteenuste direktiiv. Põhimõtteliselt sellega seotakse kliendi maksete tegemine ja kontoteabe vaatamine panga küljest lahti. See tähendab, et kui kliendil on mitmes pangas konto, siis tekib kliendi ja panga vahele näiteks mõni uus makseasutus või ka mõni teine pank, kes pakub siis näiteks uut mobiilirakendust, mis võimaldab kliendil kuvada ühte pilti oma eri pankades asuvad kontod ja neid hallata, teha makseid ka enda kontode vahel siis ja tegelikult see võimaldab kogu oma rahaasju terviklikumalt planeerida. Kui varasemalt oli tegelikult igale eestimaalasele väga konkreetselt selge, et panga poolt väljastatud turvaelemente, kui me räägime kasutajatunnusest ja paroolidest, ei tohi kellegi teisega jagada, siis uute teenuste, konto teabeteenuse ja maksealgatusteenuse puhul see enam ei kehti. See aga ei tähenda, et need teenused oleks ebaturvalised, sest juhul, kui see teenuse pakkuja ikkagi on tegevusloaga ja korrektne, siis ei ole kliendil midagi karta. Aga siiski, mis ma tahaks rõhutada, on see, et kliendid enne oma turvakoodide jagamist ja makse algatamist selliste uute lahendustega võiksid natukene kontrollida, kas tegemist on ikkagi korrektse teenusepakkujaga, kes seal mobiilirakenduse või makselahenduse taga on.